Tere kõigile Uku veebiseminariga liitujatele. Mul on väga hea meel, et olete liitnud kiires jaanuarikuus veel aega raportitega tutvumiseks, mis on väga oluline osa. Enne kui alustame veebiseminariga, siis mõned administratiivsed pooled, et küsimusi saate jätta vestlusaknasse, mis asub siis recordingu juures ja sinna saate küsimusi jätta nii privaatselt kui vaatamiseks kõigile. Ja kuna tänane teema on raportid ja me suundume just konkreetsemate raportite vaatamiseks, siis oleks väga hea, kui tooksite mõne näite enda kasutamisest või kuidas teie sooviksite andmeid analüüsida ja saame selle kohe Ukus järgi proovida. Aga enne kui suundume raportite juurde, siis kui muidu on veebiseminarid olnud üles ehitatud nii, et hakkame kohe tootega pihta, siis täna ma tahaksin võtta paar minutit ja selgitada siis, miks on nii oluline üldse andmeid analüüsida või neid koguda. Et tänapäeval on nii-öelda mantraks muutunud lause, et me elame infoajastul ja informatsioon on üks meie olulisematest varadest. Et kui vaadata pikki ridu Excelis või andmekogudes, siis loetelust sellist rida nagu informatsioon otseselt ei leia. Kui siiani on infosüsteemide ja erinevate programmide üheks peamiseks funktsiooniks olnud info kogumine, säilitamine ja selle olemasolu ning kasutatavuse tagamine, siis tänapäeval või 21. sajandil jääb sellest juba natuke nagu väheks. Kes meist ei tahaks teada, mis tagatubades tegelikult toimub, kas töödele kulunud aeg ja töötajatele makstav tasu on proportsioonis kliendilt küsitud hinnaga ja kas teenuste osutamisele kuluv aeg toob päeva lõpuks ikka midagi sisse ka. On ju mugav teha ja toimetada ühes kohas ning hea, kui andmed sinna ka kogunevad ja Uku raport on siis hea võimalus töödeldagi neid andmeid, mida te ise või teie töötajad või meeskond igapäevaselt koguvad ja nende põhjal siis otsuseid ja analüüse teha. Aga informatsiooniga on selline naljakas lugu, et kui meie tavaloogika järgi asjad kasutuses olevalt kuluvad ning jagades vähenevad, näiteks kas või finantsvara, et mida rohkem seda jagada, seda väiksemateks osadeks jaotub ja lõpuks vähem kätte jääb. Siis infotehnoloogias see loogika ei kehti. Internet ise on väga hea näide selle olemusest, et kui postitate blogipostituse ja jagate seda võimalikult paljudesse kanalitesse, siis selle väärtus hoopis tõuseb, kasvab, mitte ei vähene. Samuti, mida rohkem informatsiooni omavahel seostada, seda väärtuslikumaks see muutub. Mida täpsem ja õigeaegsem, seda parem. Elades infoajastus on meil suurepärane oskus vaadata nii-öelda tahavaatepeeglisse, et aru saada, mis ettevõttes minevikus on toimunud. Eelmise kuu tulemuste teadasaamiseks ei pea enam ootama mitu nädalat ja isegi tänaste tulemiste teadasaamiseks ei pea enam ootama homseni. Kasutades õigeid vahendeid loomulikult. Informatsiooniga on paraku aga see probleem, et algmaterjale ja andmeid on hästi palju, kuid tähenduslikku infot kipub selle võrra vähem olema. Me upume igapäevaselt andmetesse informatsiooni, millel puudub oskamatu kasutamise tõttu sisu ja kontekst. Ja täna ma tahangi teile näidata, kuidas andmeid kasutades saab väga täpselt pildi ette sellest, mis ettevõttes toimub ja selle põhjal järeldusi teha. Tutvustan teile 3 erinevat raportivaadet ning näitan, kuidas igaüks teist saab selliste andmete kuvamiseni vaid mõne sekundiga. Ehk siis raportid asuvad Ukus siin vasakulpoolses menüüs, raportid, ja kui te nägite, siis tavaliselt raportile vajutamise peale viskab te teid nii-öelda by default kohe tänasesse päeva ja näitab siis tänaseid ülesandeid. Aga siia, kui ma liigun hiirega peale, siis on mul juba 3 sellist ette salvestatud valikut. Ja ma tahakski näidata, et kui ma raportit salvestan, siis mul on nendele ka väga kiire ligipääs, ehk siis ma ei pea kogu aeg valima uusi filtreid. Mis võib olla raamatupidaja töös või büroojuhi töös väga oluline? On oluline teada, millega töötajad täpselt tegelevad, ehk siis töötajate nädalülevaade. Vajutan siia raporti peale, klõps. Ja nüüd ongi näha, et siia on tekkinud mingi sinine ringikene, kus sees on 9. See tähendab seda, et mul on valitud siia kõik demo ettevõtte kasutajad ehk 9 kasutajat. Ja siin saab näha siis kokkuvõtet
kliendi ja kasutaja põhiselt on mul praegu grupeeritud. Grupeeringu tähendab siis seda, et kui ma vajutan siia plussmärgile, siis ta avab selle grupeeringu just selles valikus, nagu ma olen seda määranud. Siin on valikuid mitmeid, on klient teema, klient ülesanne, klient kasutaja, kasutaja ülesanne ja kasutaja klient. Valides siis klient teema, saan hoopis teistsuguse vaate. See oleneb siis sellest, et kuidas teie soovite oma raportit kasutada. Siis ülesannete vaates näete siis kõikide valitud kasutajate ülesandeid sellel nädalal. Ehk siis kuna demo kasutajal olen teinud ülesandeid ainult mina, siis on praegu siin näha minu ülesanded. See on siis minu selle nädala tehtud töö. Samuti on võimalik vaadata eraldi ajakirjeid, jällegi juba salvestatud selle nädala raporti põhjal. Kuidas ma siia jõudsin? Ma tühjendan selle filtri ja näitan teile täpselt, kuidas siis saada kasutajate ja kasutajate vaadet. Tühjendan filtri ja läks jällegi tänasesse päeva raportisse ajavaatesse. Valin siit kasutaja, määran ära linnukestega, kelle nädala töid ma tahan vaadata ja vajutan kuva. Ja see annabki mulle tänased selle valitud kasutajate ülesanded. Kui ma soovin muuta ajaperioodi, siis selleks on selline esimene filter siin, kus on peal kalender. Kalendri vaates siis saan valida tänase päeva, eilse päeva, selle nädala, eelmise nädala, selle kuu või eelmise kuu. Ma valin selle kuu, siis jõuame täpselt samasse vaatesse, kus me alguses olime. Seega nüüd on mul jällegi valitud see kuu ja kõik kasutajad. Ja siin on näha, mis ülesandeid on tehtud või millistele klientidele on tehtud kui palju tööd, kui palju lisatööd. Ja jällegi grupeeringu määramisel saab siis valida ka kliendi ülesande põhjal. Vajutades plussmärgile avanevad kõik ülesanded, mis on konkreetsetele klientidele tehtud. See on siis esimene raporti näide. Teiseks näiteks tooksin ühe konkreetse kliendi kuu ülevaate. Seda on eriti mugav kasutada, kui on mõni probleemsem või ma ütleks isegi probleemsem klient, kes kipub tihtipeale helistama ja küsima, et kas sul see on juba tehtud, kas see on juba tehtud, mis seis sellega on. Siis on juba hea salvestada selle kliendi kuu ülevaade endale raportitesse. Iga kord, kui ta helistab, siis juba tead, mis ta võib-olla tahab ja saad otse raportisse minna vaatama. Ehk siis toon kohe näite. Öökulli kuu ülevaade. Kuhu ma jõudsin? Ma jõudsin kuu ülevaade ehk siis see kuu. Siin näitab ka kuupäevaliselt. Siin näitab juba sinine ring on kliendi juures. Ehk siis see tähendab, et siin on kõik sinise öökulliga seotud selle kuu ülesanded. Saan vaadata ka kokkuvõtet, kuigi see vaade eriti midagi ei anna peale ilusa graafiku oranž versus roheline, kuid saan ka vaadata, milliseid aegu on töötajad selle konkreetse kliendiga märkinud. Ehk siis siin on kõik ajakirjad, mis on sellele kliendile sellel kuul sisestatud. Kuidas ma siia jõudsin? Ma tühjendan filtri, jällegi tänase päeva raport. Valin siit kliendi, sel korral siis sinine öökull. Määran siit ajaperioodi, see kuu ja vajutan kuva. Ja seejärel ongi mul kliendi raport jällegi ees. Kolmandaks sooviksin näidata aastaaruannete vaadet. Ehk siis, kui on tarvis teada aastaaruannetega, mis seis on, kus maal need on, siis on väga hea mugav jällegi salvestada soovitud filtritega raport ja kasutada seda siin. Enne kui läheme aastaaruande vaatamise juurde, ma näitan, kuidas täpselt seda raportit salvestada. Tühjendan filtri, valin siit ajaperioodiks eelmine kuu, valin kasutajaks iseenda ja valin, et tahan näha kõiki hilinenud töid. Vajutan kuva ning seejärel tulevad siia kõik minu eelmisel kuul hilinenud ülesanded. Võib-olla tekib küsimus, et aga siin staatus on ju, et see on märgitud tehtuks. Tõepoolest. Staatus näitab seda, kas ülesanne on tehtud või mitte, on ta hilinenud või mitte.
kuid kui valida raportis filter hilinenud, siis ta näitab ka neid töid, mis on küll juba tehtuks märgitud, kuid on seda märgitud peale tähtaja saabumist. Ehk siis kui üks töötaja kipub kogu aeg ülesannetega hilinema, siis seda on siit jube hea vaadata. Kuid kuidas seda salvestada? Siin on selline old school disketi pilt ja siia peale vajutades saab selle raporti endale salvestada. Vali siis raport, lisa uus, Triinu hilinenud ülesanded eelmisel kuul. Vajutan salvesta ning raport salvestubki siia menüüsse. Neid raporteid te võite salvestada endale 10, 20, 30 tükki, kuidas iganes mugav on, et peaasi, et põhilised vaated oleksid kiiresti kättesaadavad ja ei peaks iga kord tulema raportisse ja filtreid uuesti hakkama peale panema. Kui peaks, tühjendan filtri. Türge, pole hullu. Läheme edasi. Valin siit Triinu hilinenud ülesanded eelmisel kuul. Kui peaks juhtuma, et eelmine kuu ei ole ikkagi see vaade, mida soovite näha, siis muutke see julgelt näiteks selleks kuuks ja salvestage ning vajutage muuda raportit. Raportit muutes Triinu hilinenud ülesanded eelmisel kuul. Saan muuta Triinu hilinenud ülesanded sellel kuul. See valides siis muuda raportit, salvestub valitud raport filtritega üle. Ehk siis vajutan salvesta, tühjendan filtrid ning nüüd, kui juba vajutan siia, siis minu hilinenud ülesanded kuvatakse sellel kuul. Nüüd aga liigume edasi aastaaruannete juurde. See on eriti aktuaalne teema nüüd suve lõpu poole, et aastaaruandeid ja nende täitmist jälgida. Aastaaruanded. Siin on mul aastaaruannetel on mul valitud ajaperiood. Ajaperiood on mul valitud 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Seda seetõttu, et kui valite ajaperioodiks ainult aastaaruannete tegemise või täitmise vahemikku, siis võib juhtuda, et kui midagi läheb üle tähtaja, siis te päris täpselt sellest pilti ette ei saa just selle filtriga. Kasutajat ma siinkohal valinud ei ole, klienti samuti mitte, staatust ka mitte, teema olen määranud aastaaruanne. Teemasid saab siis määrata ülesande lisamisel teemade järgi. Just sellepärast ongi siin neid hea määrata, et raportis on väga mugav kokkuvõtteid teha. Ja otsingusse olen pannud aastaaruande koostamine, sellepärast et mõnel kliendil on aastaaruanne löödud mul eraldi ülesanneteks, et see ilmuks mul iga kuu. Nüüd on siin välja kuvatud selline lisaväli nagu aastaaruanne. Ehk siis lisaväli, need saab välja kuvada siis siit. Siin on 3 mummukest siin all ja saab välja kuvada ka kanded, kirjed ja töötajad. Need on need lisaväljad, mis te olete iseendale ettevõtte konto all määranud. Küll aga ma tahaksin tähelepanu suunata siinkohal just sellele aastaaruande lisaväljale, sest et siin ma olen loonud sellise süsteemi, kus aastaaruandel olen märkinud 5 etappi. Siin esimene pole alustatud, teiseks algdokumendid koos, 3. dokumendid puudu, 4. kontrollitud ja 5. esitatud. See on eriti hea vaade just büroojuhtidele, et aru saada, kui kaugel mingid aastaaruannete täitmised on. Ja filtrid ja vajutades siia aastaaruande peale ilmuvad need numbrilise järjekorras, ehk siis 1, 2, 3, 4 ja 5 ja saab täpse pildi ette, kui kaugel sellega ollakse. Toon sellise natuke kõrvalise näite, et kuidas selleni jõuda. Tuleb siis minna seadetesse, valida ettevõtte konto, valida lisaväljad, luua uus lisaväli, pealkirjaga seda aruanne või millega iganes soovite teha, näiteks lepingud, kas või lepingud. Ma toon lepingud näite, siis on erinevad. Ja siia valida siis valik ja tulevad valikud 1, 2, 3 ja 4, leping.
koostatud, allkirjastatud, dokumenteeritud. Sellega saate ehitada endale sellise nagu tööflow, ehk siis nüüd uue ülesande lisamisel valida siit veel võimalusi, lepingud ja siia alla ilmuvad juba lisaväljad, koostatud, allkirjastatud, dokumenteeritud ja seda on võimalik siis raportis ka välja võtta. Natuke kaldusime teemast kõrvale, tuleme tagasi raportite juurde. Nüüd, kui oleme erinevaid vaateid näinud, siis käiksin korraks veel üle filtrid, et kuidas nende vaadeteni jõuda. Filtreerida on siis võimalik ajaperioodi. Vasakul on kuvatud ka mõned sellised populaarsemad valikud täna, eile, see nädal, eelmine nädal, see kuu ja eelmine kuu. On võimalik väljavõtet vaadata kasutaja lõikes ehk siis konkreetse kolleegi kolleegi ülesandeid või kokkuvõtet või aega. On võimalik filtreerida kliendi kaupa ehk siis konkreetse kliendi töid näha, sest et kliendi vaates on ka näha jooksva kuu ülesanded, kuid kui on vaja näiteks kliendile saata aastaraport, jah, hea näide. Kliendile on vaja saata aastaraport. Sinine öökull helistas mulle, palun saada mulle kõik ülesanded, mis mulle on selle aasta jooksul tehtud, tähendab eelmise aasta jooksul. Siis liigun siit tagasi jaanuarisse 2018, siis sinine öökull tegelikult minu klient veel ei olnud, aga valin siit lõpuks detsembri 31. Vajutan siit kuva ja näen kõiki ülesandeid, mis on siis selle perioodi vahel tehtud sinisele öökullile. Ja nüüd selleks, et seda mugavalt kliendile saata, on siin selline nupp nagu ekspordi. Ehk siis eksportida saab täpselt seda vaadet, kus te parasjagu olete, olgu see siis ülesanded, aeg või kokkuvõte, nii PDF-i kui Excelisse. Kliendile saatmiseks ma soovitan kõige mugavamalt seda eksportida just PDF-i, sest see on kõige loetavam ja ilusamal kujul. Eksportes PDF-i ilmub siis selline vaade ja saate selle mugavalt kliendile saata. Siin on näha kõik ülesanded, teemad, kasutajad ja aeg, kes on siis ülesannet täitnud. Ühtlasi saate kliendile võtta välja ka lisaväljad, mitu kannet, kirjet, töötajat olete talle selle aasta jooksul teinud, ehk siis kanded. Toon siia ette kirjed ja toon siia ka töötajad. Et need kolm mummukest siin paremas nurgas tihtipeale kipuvad märkamatuks jääma, siis siin on sinisel öökullil ei olegi ühtegi kannet ega kirjet. Valin siit karu istub hoopis. Vaatan, kas karul on. Karul on nii kandeid kui kirjeid ja samamoodi saan eksportida selle PDF-i ja saata vajadusel kliendile, kui ta soovib seda näha. Siin on näha ka hilinenud ülesanded muidugi, aga need saab mugavalt ära peita. Kuidas saab hilinenud ülesanded ära peita? Valides staatuseks valmis. Nii saate näha ainult valmis ülesandeid. Või kui klient küsib, et näita mulle ainult, mis on sinu lisatöö olnud minu seoses, siis valida siit lisatöö. Staatusega on selline hea võimalus määrata ka kommenteeritud ülesandeid, nägema ainult kommenteeritud ülesandeid. Ja kommenteeritud ülesandeid ma soovitaksin kasutada näiteks selle jaoks, et kui on uus töötaja, kes tuleb teile meeskonda ning olete talle seadistanud juba ukus kliendid ning tasub tööle, kuid kui jääb millegiga hätta, siis saate talle büroo juhina või meeskonna juhina öelda, et palun kommenteeri ülesandeid, millega sa jääd hätta ning hiljem saate tulla raportisse ja valida välja ainult kommenteeritud ülesanded. Siin on näha, et mina olen seda kommenteerinud. Siis kommenteeritud ülesanded. Filtreid soovitan teile hakata ise natukene vaatama ja kasutama, et leida enda jaoks need kõige mugavamad ja kõige sobivamad. Samuti teema järgi saab määrata, milliseid raporteid soovite endale kuvada. Lähen uuesti
tühjendan filtri ja olen tagasi tänases päevas, kus näen kõiki kasutajaid, kõiki kliente, kõiki staatusi ja kõiki teemasid. See tähendab, et mul ei ole valitud mitte ühtegi filtrit ja raport on siis tänase päeva kohta. Saab muidugi määrata ka ainult selle nädala, määratagi lihtsalt see nädal raport ja salvestada see nädal raport. Ja nii ongi mugav kasutada andmeid, neid koguda ja ühtlasi saab ka, ma näitan teile veel, et kui siin vajutada kokku peale, siis saate graafiku järgi vaadata, millisele kliendile on kõige kauem töötunde kulunud, näiteks sellel nädalal. Või kui valida ajaperioodiks hoopis, võtame siit septembri algusest kuvan, siis näen, et kokku on kulunud kõige rohkem tunde Kotkasele ja kui määran siit lisatöö, siis näen, et kõige suurema lisatöö aja on võtnud samuti Kotkas, aga loomade farm on päris tugevalt kannul. Et nende filtritega mängides on võimalik andmed endale väga hästi analüüsitavaks, loetavaks ja mugaval kujul kättesaadavaks teha. Ja samuti miks mitte kasutada eksportimise võimalust PDF-i, esitada raporteid oma klientidele ja miks mitte ka klientidele neid saata. See tõesti tõstab büroo sellist läbipaistvust või teie tööde läbipaistvust, kui teil on esitada oma kliendile sellised mugavad kujul andmed. Ehk siis informatsiooni puhul saab tegelikult valida kahe erineva vara, kuna informatsioon on meie vara, saab valida kahe erineva vara juhtimise strateegia vahel. Esiteks siis otsustada, et selle varaliigi kasutamine on liialt kulukas, see tähendab tulu töötlusest ei ületa kulusid ja seetõttu ettevõte sellega üldse ei tegele. Ja teiseks investeerida eelkõige siis enda aega ja töödelda andmestikku nii, et see muutuks tõeliselt teie ettevõtte jaoks varaks. Ehk siis näha, kas tõesti konkreetsetele klientidele kuluv aeg töötajate lõikes on proportsioonis selle ajaga, mida te oma kliendile arveldate või nende tüki hindadega, mida te oma kliendile arveldate. Selleks eelkõige siis tuleb luua juhtimist toetav süsteem, ehk siis tuleb endale raporti vaated käepäraseks teha ja kasutussõbralikuks teha, mis siis oleks abiks igapäevaselt info kasutamiseks erinevatel etappidel. Aruannete tegemisel, andmete analüüsimisel, tulemuste prognoosimisel, igapäevaste tegevuste ja strateegiliste mõõdikute jälgimisel. See süsteem peab tagama õige informatsiooni jõudmise iga otsustajani õigel ajal ja temal arusaadaval kujul. Kõige halvem strateegia, mida te saate informatsiooni töötlemiseks valida, on see selline vahepealne variant, et kus te teete küll suuri kulutusi, et andmeid koguda ja neid mõõta ja hinnata, kuid see info teile mitte midagi otseselt ei anna ja kasutada seda ikkagi ei saa. Kuid kui teie töötajad märgivad või te ise märgite hukusse aega, täidate igapäevaselt ülesandeid ja kõike seda ühes kohas, siis on ju igati loogiline, et raportid saavad teile tuua tõelist kasu ja et oma tööaega ja tasu õigesti hinnata. Ukus on andmed ainult ühe nupuvajutuse kaugusel ja arusaadaval kujul esitletavad nii teile endale, teie kliendile ja isegi teie koerale. Nii et raportitega on siis selline võimas lugu, et kasutage julgelt filtreid, valige erinevate vaadete vahel kokkuvõte, ülesanded, ajakirjad, eksportige, kuvage lisavälju, kanded, kirjad, töötajad. Siin saab siis ajakirjates, kui praegu on ajakirjad kuvatud koolonitega, ehk siis siin on 4 minutit, 25 sekundit, on võimalik need ka välja tuua täiesti tundidega, mis siis on selline ümardamise viis, kus ta ümardab selle 0,03 tundi näiteks. Olenevalt siis, kuidas teile meeldib lugeda, et julgelt vaadake, proovige, katsetage ja kui tekib küsimusi, siis Uku aken on siin, siis Uku aken on siin. Me vestleme teiega hea meelega, aitame teid, abistame teid, kui peaksite jääma hätta.
Nüüd aga ma hea meelega, kui teil on mõni konkreetsem küsimus, et kuidas ma saaksin näiteks seda vaadet või kuidas ma saaksin seda teha, siis praegu on see hetk, kus küsida. Ma võtan selle vestlusakna lahti, kirjutan siia küsimusi. Saab valida siis, kas saadete vaatamiseks kõigile või vaatamiseks ainult mulle. See on teie enda vaba valik, aga ma hea meelega näitaksin mõned teie enda konkreetsed näitajad, siis saab täpsemalt võib-olla aru, et kuidas see raport ikkagi töötab. Ja julgustan teid kõiki kohe proovima oma ettevõtte või oma tööde andmeid analüüsima ja töötlema. Kas on küsimusi? Kas kõik näevad seda vestlusakent? Ma loodan, et nähakse. Ma ootaksin hea meelega veel mõne minuti, et kui on küsimusi, siis praegu on just see hetk, et küsida ja ma hea meelega aitan ja vastan. Ja kui kohe midagi healt pähe ei tule, siis tegelikult võib meile igal hetkel kirjutada, kas siis support@getuku.com või alla paremasse vestlusaknasse. Tundub, et meid hakkab siin veebiseminaril ikka vähesemaks jääma. Et kui küsimusi ei ole, siis soovin teile ilusat jaanuarikuu viimast päeva ja loodan, et tuleb mõnusalt tempokas veebruar ja ilm on ka õues väga mõnus, nii et veebruaris veel ei ole vastlapäev, 5. märts on vastlapäev. Tahtsin öelda, et tehke üks pikk liug, aga sellest räägime juba järgmisel veebiseminaril. Aitäh teile kõigile tulemast ja kohtume juba vähem kui kuu aja pärast.